Järjekordne videosarjast, mida Läti teit mulle õpetas. Ja Läti teit mulle õpetas seda, et niisugune priimusega kaasas käiv gaas, või ütleme gaas, väga tore ja mõnus vahend, et vesi kuumaks saada. Aga gaas kipub tavaliselt otsa saama niisugusel hetkel, kus teda mitte kuskilt juurde pole võtta. Ja selle tulemusena oligi niimoodi, et ma mingi 3 õhtut järjest või ööd järjest pidin sööma mingit külma toitu. Ja siis ma sain aru, et see ei ole hea. Et mul on vaja alternatiivset tule tegemise vahendit. Ja siis ma ostsin endale selle. AliExpressist, ma ei tea, äkki mingi 5–10 eurot, ma täpselt ei mäleta. Ja mis siin kotis on? Ma ei ostnud seda mitte kotti, vaid selle sisu. Ostsin ka. Ajan kelbast. Aga siin sees on väikene prahipõleti. Nii väike ongi, et on peopesa suurune ja ei kaalu suurt midagi. Ja sellega põhimõtteliselt saate te vee keema umbes sama kiiresti kui gaasipriimusega, aga teil ei ole vaja gaasi, vaid korjate maast suvalist sihukest oksapuru kuiva ja see töötab. Või kui tulete RMK kohas, siis võite teha ka endale laaste, töötab veel paremini. Vahet ei ole ühesõnaga kõik, mis põleb. Peenem puru, selle panete siia sisse ja ei ole teil mingit gaasi vaja, aga kõigepealt tuleks see kokku panna. See tuleb umbes niimoodi 1, 2, 3, 4, 5 juppi ja kokkupanek nõuab natuke nikerdamist, aga jällegi ma olen seda nüüd oma 3, 4, 5 korda teinud. Näiteks ma olin, teinekord ei olegi sul puid, et siis on see väga hea, et ma olin kus kohas Virtsus olin ühes siukses kogukonna poolt tehtud laagri kohas ja seal ei olnud puid, nagu tihti ka RMK kohtades ei ole. Ja seal ei oleks mingit muud võimalust olnud omale sooja sööki teha, kui kas priimusega või siis mitte millegiga või siis prahipõletiga. Ja kuna mul oli see prahipõlet, seal ma kasutasin seda esimest korda reaalsetes tingimustes, siis ma korjasin sealt maalt lihtsalt siukseid mingeid roikaid, mis seal maas vedelesid. Ja päris teadmata, kas mul see õnnestub, tegin siia sisse väikese tule, panin oma poti tulele ja kaen nalja. 15 minutit hiljem tuli siit potist auru, vesi kees ja sain endale teha reevamakaronid. Aga nagu te võib-olla nüüd nägite, see kokku käib ka umbes 30 sekundit ja ta on koos. Et see on siis 4 külge, põhja all on siin väikene siukene, ma ei tea, tuhapüüdur või mis iganes, kuhu peale te panete siis puud. Siin pool on auk, kus te saate selle süüdata ja siia peale panete poti veega. Et see Espriti pott on täpselt siuke, et ta mahub siia ilusti peale, ümber ei kuku ja sisse ei kuku ja on paras. Aga mis ma siin niisama räägin, teeme selle asja ära siis ka. Et ma olen seda nüüd juba mitu korda kasutanud ja ega sellega on niimoodi, et siin väga midagi tseremoonit seda ei olegi, et siia käib lihtsalt laote siia peenikesed oksad sisse. Muru soovitan mitte panna, see ei põle väga hästi. See võib need panna osad nagu püsti, aga hiljem, kui tuli peal on, siis saab panna nagu siit külje pealt neid ka, et teete mingisuguse siukse enam-vähem kuhja valmis, mitte liiga tihkelt täis, aga ka mitte liiga hõredalt, vaid niimoodi parasjagu, et õhk käiks läbi, aga leegil oleks nagu kuskilt kinni haarata järgmisest puust. Ja jälle nagu iga asjaga tegelikult, mida põhjalikum ettevalmistus, seda lihtsam see protsess pärast on ja kiirem, aga iseenesest siin tekib niisugune mõnus tõmme, et siin ei ole nagu, see ei pea olema mingisugune eriline lõkkemeister, et sellega tuli üles saada.
ja tõepoolest, siukse asja abil sa ei pea muretsema, kui palju sul gaasiballoonis veel gaasi on või kui otsa saab, kus sa uue saad, millises bensujaamas müüakse. Et sellega on sul mõne oksarao ikka maast leiad ja saad teha endale kohvivett, saad teha endale kiirkeedu nuudlite peale vett või mida iganes. Et on ökonoomne ja efektiivne. Ja põhimõtteliselt ega neid prahipõletajaid, neid nimetatakse prahipõletajateks, ma ei tea, kas ma ütlesin, eks neid oli igasuguseid, neid saab teha näiteks ka ise plekkpurgist. Te võite, kui te leiate Kaitseliidu kanali, siis seal on ka prahipõleti video leiate sealt alt. Saate lugeda ka Kaitsekodus selle kohta, mis numbris ma täpselt ei mäleta, aga selle video all on ka viide sellele. Siis kaubandusvõrgust muidugi saab selle osta ilmselt ka kuskilt matkapoodidest umbes 100 euro eest endale äkki. Aga need on ka suuremaid, kus saab panna, ma ei tea, priskemaid halge alla, et midagi võib-olla toitu küpsetada või ma ei tea, on ka väiksemaid. Aga jah, see variatsioon on lai, aga see põhimõte, kuidas see töötab, see on ikka üks, ja selle eelis ongi see, et sa ei pea tegema endale mingit suurt lõket, et vett keema saada. Et põhimõtteliselt teed siukse väikese lokaalse tulekolde ja mis mul läinud on, tegin ka siin väikese katti, aga põhimõtteliselt mõne minuti jooksul ausalt on see jõudnud siiamaani, et ma saan hakata juba vett keema. Ma panin eelnevalt siia vee sisse, paned selle poti siia peale. Ma avastasin, kui seda potti peale panna, siis ärge pange seda niimoodi, et see sang jääb siia, kus te puid sisse paned selle poole peale, et siit käib ka hiljem leek välja ja siis läheb see väga kuumaks. Et pange see niimoodi risti, see sang siia peale. Ja nüüd ei ole muud kui oodata, et kuna te teete nagu üsna sellise peenikeste puudega, siis päris niimoodi ei saa sellega, et paned selle siin keema ja püüad vahepeal näiteks kala siin ilusa järve peal. Et sa pead ikkagi olema siin juures, jälgima, et need puud siin põleks, kui vaja, lisad juurde. Aga üldiselt väga palju vaeva ka just ei ole. Ja juba on näha, et see kaan siin peal hüpleb, vesi keeb mulinal ja valmis ta ongi. Aga jaa, kuna ma olen sellise avatud ja tuulises kohas, siis see asi, keema võtmine võttis võib-olla rohkem aega, kui ta võtaks varjulises kohas. Et kui te väga palju ei viitsi prahti korjata, siis soovitatav on jah, see tuli teha või seda prahipõletit kasutada siis mõnes tuulevarjulises kohas. Saab selle asja veel kiiremini keema. Aga nii lihtne ongi, et nüüd see vesi siin keeb. Selle sisse siis saate teha kohvi või kallata selle endale näiteks kiirkeedu nuudlite peale ja on jälle kõik väga hästi. Aga mina tänan ja järgmise korrani ja näeme metsas. Tšau!